nii et paat 1, osa 1. Ja nüüd kuna prodekaan saatis mingisuguse teate, et tuleb neid TalTechi põhjasid kasutada, siis ma avaslaidile panin nagu niisuguse põhja. Ma ausalt ütlesin, et väga nendest ei tea. Nüüd see leht on teil varem olnud, aga selle ma panin ka igaks juhuks juurde, et korrata seda, mida ma tavaliselt olen selle teise kursuse seminaril teinud, et kuidas seda magistritööd teha. Ja siin on siis põhiline moment on see, et kui olete ajurünnaku moodi oma tööd kirjutanud siit ja sealt ja 3. kohast ja 4. ja on juba mingi kriitiline mass tekkinud, siis tuleb nii-öelda aeg maha võtta ja mõelda, miks ma tahan magistritööd saada ja panna kirja esiteks, teiseks, 3., võib-olla ka 4. ja siis teha kavand ja hakata kirjutama. Nii et see on see lõpust peale, tähendab tulemus, et kõik kõigepealt ja siis ühesõnaga kõik muu. Seda ma olen rääkinud varem teile ka. Ja nii siis see lõpeb siis eduka magistrikraadiga. Nüüd selle magistritöö tegemisel nagu üldse tähendab nii TalTech kui Eesti Vabariik, eks ole, propageerivad hirmsasti, et peaks seda tehisaru kasutama ja sellel on ka nii-öelda kirjutamisel üsna selge mõte, nii et siin on väga mitmesuguseid asju, mida on võimalik teha ja mida detailsemalt ja täpsemalt te kirjeldate seda, millega on tegemist oma ettevõtte ja seda, mida te tahate teha, siis nii-öelda saate kindlasti abi, nii et seda ma soovitan teha ja mitte töökangelastegusid püüda teha. Aga kindlasti need tulemused ühesõnaga oleks tarvis teil kui tarkadel inimestel läbi vaadata, human in the loop ja mitte neid nii-öelda ülearu ka usaldada. Ja ka kontrollifunktsioone, kas ei ole plagiaadiga tegemist, kas viitamised on korrektsed ja nii edasi. Ja siis üks viide ka tähendab nii-öelda academic writing in 2026 ja nii-öelda 12 parimat vahendit kellegi arvates. Ühesõnaga ma siin seda nii väga kommenteerida ei oskagi. Nüüd niisugune sissejuhatav slaidikene, et üldiselt meil on väga palju tegemist sellega, et loome väärtusi, aga sealjuures püüdes tasakaalustada neid riskidega, nii et 2 niisugust õlga, mis siis üldiselt peetakse siis ettevõtte või projekti või mille iganes valitsemiseks. Nüüd agenda kava oleks siis niisugune, et mis väga nii-öelda mingis mõttes kordab seda, mida te olete nüüd mitmesugustes kursustes ja ka rühmatöödes teinud, nii et praktiliselt nii-öelda ma loomulikult midagi uut ei räägi, välja arvatud, näete, seal on kursiivis on see Village Champion, tähendab, see ongi nüüd selle nagu niisuguse laiendatud ettekande põhjus, et niisugune Village Championi, küla tšempioni ideoloogia on tekkinud ja sellega, mida siis peale hakata. Muud asjad on nii, nagu nad on, see kava on suhteliselt tavaline. Ja siis ma illustreerin seda veel, mul on eraldi fail, 20 slaidi on, kus ma siis näitan, kuidas neid tuleks kasutada, seda ideoloogiat siis kiirlaenu nimelisele kompaniile, Fast Loan. Nii et strateegia, äriarhitektuur ja siis hurjutada küla tšempionid.
Et kõigepealt siis magistritöö teema, seda olen ma teile ka rääkinud, eks ole, et kuidas siis vaadatakse ettevõttes, et miskit asja oleks võimalik paremini teha ja siis siit tekib siis magistritöö teema. No üldiselt me tahaksime, et ükskõik kuidas te selle teemaga valisite ja kirja panite sinna teemade deklaratsiooni, et te niimoodi seda ei esitaks, vaid esitaksite seda ikkagi nii, et on strateegilised eesmärgid ja nii-öelda vaatate seda ettevõtet nii-öelda suuremas plaanis. Ja see strateegiline juhtimine, strateegia haldus, on siin ka teile tuttav, siin mitte midagi erilist ei ole. Ma natuke suuremaks tegin siis selle objektiivi, millele siis tuleb siis nagu nii magistritöös kui ka üldse nagu suuremat tähelepanu pöörata selles mõttes, et see nagu jääb siis nagu suures osas arhitektide pärusmaale, kui need goals, ärilised eesmärgid, tulemuseesmärgid on enamasti siis äripoole poolt määratletud, siis kõik see, mis edasi tuleb, siin on suures osas arhitektid ja võib-olla ka veel arhitektidest järgmistena seal kodeerijad ja programmeerijad. Meie käsitlus põhineb siis võimekuste mõistel, mida teile on siis 10 korda räägitud ühtepidi ja teistpidi, mis annavad siis teada, mida on tarvis teha, mitte seda kuidas. Ja nüüd, kui kuidas neid võimekusi on vaja saada, tähendab nii-öelda paljudel juhtudel on siis magistritöö ka üks osa selle võimekuste mudeli, võimekuste kaardi saamine. Üks võimalus, mis siin kohal on näidatud, on siis top-down, ülalt alla, hakkame strateegiast peale, siis esimese taseme võimekused ja nõnda edasi, kuni siis ühesõnaga lõpetame siis küpsuse või võimekuste lõhedega. Nüüd tähtis instrument on meil siis võimekuste põhine planeerimine, mis siis nendest objektiivitest hakkab peale ja kasutab seda nii-öelda värvitud võimekuste kaarti, capability heat map. See on ka läbi kõik tehtud. Nüüd natuke rohkem ma pühendan tähelepanu ühesõnaga väärtusvoogudele, väljustreamidele, kuna siin ka juba nii-öelda teie rühmatöös, mida te minu ainest tegite, oli ka parajaliselt puterdusi, tähendab nii-öelda mõned on kuskilt, ma ei tea, kus kohast võtnud mingisuguse niisuguse mõiste, et ettevõtte väärtusvoog, mis on täielik jama selles mõttes, et üldiselt väärtusvood realiseerivad mingisuguse väärtuse kliendile ja see vastab nii-öelda üsna hästi ühesõnaga tegevuse eesmärgile, objektiivile. Nii et võiks öelda nii, et objektiiv 1, väljustream 1 ja selle realiseerimiseks on siis mingisugused võimekused tarvilikud. Nüüd siis on väljustream 2, mis realiseerib objektiiv 2 ja nõnda edasi 3, 4. Nii et põhimõtteliselt võib siis välja joonistada kõik võimalikud need tegevuse eesmärgid ja neile vastavad väärtusvood oleksid siis ja nendele väärtusvoogudele vastavad võimekused annaksid siis meile siis võimaluse vaadata seda kui väärtusahelat, value chain ja siit siis nii-öelda vaadata veel juurde ka niisuguseid võimekusi, mis on seotud siis nii-öelda mitmesuguste kõrgemate tegevustega, mitte siis nii-öelda konkreetsemate äristrateegiliste eesmärkide saavutamisega. Ja siis saame siis niimoodi siis selle võimekuste mudeli, seal on siis nagu põhimõtteliselt on siis bottom-up käsitlus, eks ole.
aga bottom-up'i päris puhtal kujul ma ei soovitaks, ma soovitaks ikkagi alada strateegiast ja vähemalt esimese taseme need võimekused teha siis top-down ja nüüd edasi võib-olla siis bottom-up, teha value stream'id ja value chain'id ja siis vaadata siis, kuidas nad siis kokku panna. Nüüd on tähtsal kohal on ideoloogia mõttes ka äriprotsessid, mis siis realiseerivad võimekusi. Tähendab ühesõnaga jällegi unustage niisugused mõtted ära, et äriprotsess realiseeriks väärtusvoo, mida ma ka kahjuks olen kuulnud, eks ole. Nii et ikkagi seda pilti on teile näidatud, aga seda pidage siis ikkagi silmas, et väärtusvoogu realiseerivad mitmesugused võimekused ja kui me ükskõik millise nendest võimekustest võtame, siis ühesõnaga selle realisatsioon on äriprotsess. Nüüd, kui me vaatame siis väärtusvoogu ja lisame sinna ka siis veel mitmesugused välised regulatsioonid, mida tuleb järjest juurde ja tehisaru, kui vähegi kasutatakse, siis on neid veelgi rohkem. Ja nii me saame siis määrata siis nii funktsionaalsed kui mittefunktsionaalsed nõuded, mis oleks siis põhimõtteliselt, kuna meil on tegemist infosüsteemi kavandamisega, disain, siis üldiselt sellega põhimõtteliselt võib piirduda sellega, saada need nõuded spetsifikatsiooni kätte. Nii et see ahel oleks äriprotsessid, määravad ära siis missugust tööd tehakse ja siis selle järgi siis genereeritakse nõuded. Ja nüüd üldine pilt, kuidas siis kavandamine võiks käia ka magistritöö mõttes. Kusagil on targad inimesed välja mõelnud Chief Executive Officer ja teised targad inimesed välja mõelnud äristrateegia. Nüüd olete siis teie roll, ühesõnaga äriarhitekti roll, kes siis valmistab ette siis spetsifikatsioonid implementeerijatele, programmeerijatele. Ja see näeb siis see protsess siis välja siis nii, eks ole, et mitmesugused äriarhitektuuri mudelid, sealt siis ühesõnaga nõuded ja need nõuded on siis aluseks sellele, et seda realiseerivad arendajad. Ja nüüd tuleb siis õieti see slaid küla champion, mille pärast ma selle niisuguse pikema ettekande tegingi. Tähendab, paljudes ettevõtetes on niisugused tarku inimesi, kes on eluaeg teinud mitukümmend aastat, teinud infosüsteeme, pole mitte midagi kuulnudki. Ei tahagi kuulda mitte midagi mingist äriarhitektuuridest ja võimekustest ja muust niisugusest jandist. Ja nemad on siis need selle oma küla tšempionid. Ja nendel käib siis nii, et vastavalt sellele, mis siis need strateegilised mõtted kuskil on, nad on võimelised siis esitama programmeerijatele vajalikus kujus, andma neile ülesanded kätte ja tehakse need programmikesed valmis ja nii on tehtud mitukümmend aastat. Ja mingisugust äriarhitektuuri pole vaja. Kui te nii tahate toimida ja kui teil on niisugused kogemused ja oskused, siis ei ole võimatu, et te võite ka selle magistritöö selliselt teha ja ka kaitsta. Aga siin tekivad mitmesugused küsimused, ühesõnaga, et see on ikkagi niisugune ad hoc ja nagu niisugune häkkerlik tegemine, mis võib viia selleni, et on tarvis teha
muudatusi raskelt juhtumil, kui need on tarvis ja pole aru saadav, kas te teete õiget asja ja nõnda edasi. Nii et ühesõnaga võib arvestada sellega, et ja ma soovitan nii-öelda kaitsmiskomisjonidel taolistesse töödesse suhtuda, tähendab mitte kurjalt, aga tähendab ühesõnaga teha kindlaks, eks ole, kõik need hädad, mis siis ühesõnaga arhitektuurist kõrvale hiilimisel võivad töös esineda, et ühesõnaga need eksamineerijad siis vastavad küsimused ka esitaksid ja tähelepanu sellele juhiksid. Aga mõeldamatu niimoodi teha ei ole. Aga vaadake, kus asi läheb kurjaks, on see, et osad tudengid varasemalt teist on siis oma juhendajatel rääkinud nii, et ühesõnaga vaja oleks ikkagi teha ka võimekuste kaart, sellepärast, et leis tahab. Teed seda pole vaja, aga leis tahab. Vaadake, kui te ühesõnaga selle teete nii, nagu ma siin näitasin, et see kavandamine käib kuni nõueteni, käib ilma äriarhitektuurita, siis olgu peale, tähendab, see ei ole mõeldamatu. Aga nüüd ühesõnaga, kui te selle äriarhitektuuri instrumentaariume pilte teete lihtsalt niisama sinna, siis vaadake, nüüd te olete ületanud punase joone. Tähendab, see ühesõnaga lõhnab läbi kukkumisele. Ja sellele ma tõmban kindlasti kripsu peale. Nii et te võite ühesõnaga, tähendab põhimõtteliselt teha selliselt, millega riskite seda, et te olete 2 aastat käinud koolis täiesti asjatult. Seda te oleks võinud teha ilma selle õppekavasse tulemata. Aga tähendab, ja arvestama sellega, missugused üldised puudused siis võiksid olla siis kodeerimisel ilma arhitektuurita. Aga nüüd sõnaga sinna juurde lihtsalt riputada nagu kuuse ehteid, siis mitmesuguseid äriarhitektuuri instrumente, see on keelatud sellisel juhul. Nii et see, ja näete, siis üks naljapilt on see, et 2 tegelast, üks on siis külatšempion ja teine on siis äriarhitektuuri asjatundja. On hakanud midagi aretama ja esialgu tundub siis, et sellel külatšempionil on igavesti vägevad tulemused juba saadud ja äriarhitekti poisil pole suurt midagi, armetu varrekene on. Aga kui teeme veel ühe hiireklõpsu, siis selgub, et reaalselt on asjad hoopis teistpidi. See on naljapilt, nii et seda ärge väga tõsiselt võtke. Aga siis, näete, siin on see külatšempion, kes siis teeb ilma igasuguse arhitektuurita neid koode. See on siis ühelt poolt ja teiselt poolt, näete, on siis ühesõnaga Pittsburgh TOGAF infosüsteemide analüüsi ja kavandamise õppekava. Et te peate siis selle valiku tegema ja kui te olete nüüd 2 aastat koolis ära käinud ja valite selle parempoolse, tähendab külatšempioni, mis teha, aga siis olete raisanud aega lihtsalt 2 aastat. Ja tulemused, nagu te nägite, porgand on suhteliselt väike. Nüüd projektide portfellid. Päris kohustuslik ei ole sellele tasemele üldsegi minna. Aga tähendab, arvestades seda, et on välja ilmunud jaanuarikuus PMBOK 8 ja hakatakse sertifitseerimisi tegema juba juulikuus, siis see on niisugune kuum teema, eks ole. Ja üldiselt siis on siis PMBOK 8 ja äriarhitektuur
küll erinevatel tasanditel, aga nad ikkagi on hästi, hästi seotud. Noh, näete, siin ma tõmbasin kastikese ümber, et äriarhitektuur, mida me peame tegema ja siis PMBOK 8 siis annab vastuseid meile, kuidas seda siis ikkagi korda saata. No ja näete, siis on siis nüüd veel natukene lahti arvutud seda siis business architecture capability ja kõik siis see, mis on nende võimekuste arendamisega seotud. Ja näete, nüüd siis ühesõnaga PMBOK 8 turns capability gaps into projects and programs. Vot see on siis see nagu põhiline idee, eks ole. Business architecture identifies capability gap. PMBOK 8 delivers the projects that closes the gap. No ja üldine siis ideoloogia siis, kui te lähete projektideni välja, strategy capability project. No ja siis nii-öelda töö, ka magistritöö, aga ka ettevõttes töö, nagu üldine niisugune pilt võiks olla siis nii, et alustame ikkagi siis visioonist missioonist, määrame siis tulemuse eesmärgid ja sellele vastavalt siis ka riski isu, risk appetite'i, nüüd edasi siis tegevuse eesmärgid, riskide tolerantsid, formuleerime strateegia vastavalt siis, nagu meil kombeks on, siis üldiselt juba võimekuste peal, viime selle ellu, võib olla seal siis portfelli ja projekti haldusega tegemist. Ja lõpuks hinnatakse siis tulemusi, mis on saadud. Seda te muidugi magistritöös jõua teha, sest need projektid, kui te just ei esita varem valmis tehtud projekte, mida ma pangas poistel tüdrukutele ka soovitasin, et võtke niisugune projekt, mis on teil juba laivis, eks ole. Et ärge võtke midagi otsast peale teha. Nüüd paar sõna siis teisarust ettevõttes. Selle kohta pidasin teile loengu, aga seda nüüd Joel siis ei saanud seda salvestada, seda saatud ja korralikult ja siis eksam seda ei pidanud tegema ja siin on veel paar slaidi selles suhtes. Et kõigepealt on siis Euroopa teisaru määrus, act. Ja nii-öelda see on siis nagu riskipõhine, et selles mõttes on täiesti puhtalt nagu kuidas ja ettevõtte põhiselt see tähendab seda, et see on valitsemisprobleem tegelikult. Tehniline realisatsioon on omaette, aga nii-öelda kõrgemalt pilult vaadates on see siis valitsemisprobleem. No ja Euroopa Liidu määrus siis vaatab 4 taset. Esimene tase on siis mitte vastuvõetav risk, unacceptable risk ja viimane on siis ühesõnaga niisugune 4. tase, kus riske polegi või on niivõrd väikesed, minimaalsed riskid. No üldiselt võib arvata, et paljud ettevõtetes realiseeritavad jääksid sinna tasemele 2, on siis high risk, kõrge riskiga ja seal on siis kaunis karme tingimusi, dokumentatsioon, testimised, värgid, kõik, nii et see full compliance, see on kaunikesti tuleb. No ja siis, see on tüüppildikene, et teisaru kui terav riist. Selle võib palju kasu tuua, aga võib ka näppu lõigata. Ja näete, siin on siis niisugune tore fraasikene, et mida eredamalt päike meile näkku paistab, seda tumedam on vari meie selja taga. Nüüd PMBOKist siis veel seoses teisaruga on siis lisa X3, siis seda täpsemalt vaatab ja on 3 strateegiat. Automatiseerimine, nii-öelda see on siis kõige lihtsam tase,
kus siis püütakse siis tehisaruga siis lihtsaid ülesandekesi teha, mida siis jääb niisugune mulje, et Eestis üldiselt ka siis arendatakse selle TI hüppega seoses. No nii-öelda siis järgmine tase on siis, kus ta on siis teile abiline assistent, kus ühesõnaga tehisaru saab küll teatavad väljundid, aga nii-öelda tark inimene vaatab need üle, human in the loop. No ja viimane on siis, kus tehisaru siis laiendab nii-öelda inimeste võimalusi, tähendab ühesõnaga, kus teda kasutatakse siis mitmesuguste niisuguste toimingute tegemisel, mida võib-olla inimene ei oskagi ise teha, eks ole. Tehisaru nii-öelda annab teile teatavaid parandusi strateegiale, projekti haldusele ja nõnda edasi, nii et kasutada teda siis ka nende ülesannete tegemiseks, mis teie magistritööga seoses on. Human in the loop on siis üks põhilisi niisuguseid mõisteid. PMBOK 8 formally positions AI as strategic enabler. Nüüd on siis, näete, juurde võrreldes sellega, mis siis nii-öelda meie õppekava inimesed võisid varem missugustele positsioonidele pöörduda, on siis tehisaruga seoses on veel mitmesuguseid neid rolle, mida võiks kas ihaldada või saada või nii edasi. No ja nüüd siis selle nii-öelda põhjenduseks, miks see kõik võimalik on siis just see, et see äriarhitektuuril põhinev ja võimekustega ringi käimisel, väärtusvoogudega ringi käimisel, riskide haldamisel, valitsemisest arusaamisel põhinev ideoloogia tegelikult ongi see, mida nende tehisaru lahenduste juures tarvis on. Et siin midagi iseäralik selles ei ole. No ja siis niisuke loosungi moodi, et tehisaru kindlasti äriarhitekti ei asenda, aga võimendab tema nii-öelda võimalusi ja võimeid. Riskihaldus ka siis nii-öelda, et seda ei unustaks, paar slaidi on ainult selleks. Esimene on niisugune provotseeriv, et miks autol on pidurid. No räägitakse igasuguseid asju, et seisma jääda ja nii edasi, aga kui nii-öelda suits on hajunud ja püüda mõelda, milles asi tegelikult on, siis selgub, et tänu piduritele saab autoga kiiremini sõita. Kui pidureid ei oleks, siis ühesõnaga peaks maru aeglaselt venima. Ja siit nüüd nii-öelda tekib ka siis teine retooriline küsimus, et miks on riskihaldus, on ka täpselt selles, et ettevõte võiks tegelikult vabamalt tegutseda, kui tal on riskihaldus on paigas. No näete, see on mulle sattus pihku üks tore pildikene. Näete, siin on John tahab tööle sõita. Ja selle tema sellel tööteel on siis 70-miiline piirang, aga politsei sõnaga lubab siis 10 miili sõnaga kas allapoole või ülespoole siis jääda sellest piirväärtusest. No Eestis vist allapoole jäämist eriti ei kontrollita, aga kui te Saksamaale satute kiirteedele, siis ühesõnaga nagu sellest piirkiirusest nii-öelda palju allapoole ei tohi ka sõita, nii et see ei ole ka nii-öelda midagi iseäralikku. Nüüd, kui siin riski terminitesse seda asja panna, siis see piirkiirus oleks riski isu, riski valmidus ja nii kui palju võib seda riski valmidust siis kas ületada või sellest allapoole jääda, see oleks siis riski tolerants.
ja noh, nii-öelda on ka veel siis mitte vastuvõetavad riskid, mis ka tolerantsi ületavad. Niisugust asja peaks siis silmas pidama. Miks see nagu oluline on? Vaadake kõikidele nendele väärtusvoogudele, mis realiseerivad meile tegevuseesmärke. Kõikidele nendele võib siis nii-öelda seada vastavusse riskitolerantsi, aga riskitolerants seatakse vastavusse nii, et kõigepealt on siis ettevõtte tavaliselt kas nõukogu või äärmisel juhul juhatus määrab ettevõttele enam-vähem ühe. Võib ka olla sealt teatavaid nii-öelda kategooriaid riski isule, riski valmidusele, aga nii-öelda võib nii-öelda lihtsustatult arvata, et on üks riski valmidus, risk appetite, üks konkreetne väärtus, mida ettevõtte omanikud, nõukogu arvab, et ühesõnaga me ettevõtted päris põhja ei taha lasta, aga me peame ikkagi olema ka agressiivsed, selle tõttu peame natuke riskima, aga missugune see riskitase võiks olla. Aga nüüd juba konkreetselt kõikidele tegevuseesmärkidele kehtestatakse nii-öelda tolerantsid, aga need võivad olla erinevad. Nii et ühesõnaga ühe nii-öelda tegevuseesmärgi saavutamiseks on üks tolerants ja seda tuleb siis silmas pidada, et niisugune värk on, kui te neid lülitate oma magistritöösse. Nüüd tähtis moment, mis on ka jäänud nagu paljudes magistritöödes kõrvale, mida siin Alar siin võib-olla rohkem võiks teile esitada ka täna, aga ma siin juba siis täidan selle rollikese ka ära. Kõigepealt, eks ole, et mis info eksisteerib, content, concepts, relationships, ja mida tähendab, kuidas on suhted ja üldiselt on siis infoarhitektuur, mis on tähtis, on siis tehnoloogiast sõltumata, pole oluline, mismoodi ta on realiseeritud. Kas Oracle või Sybase või mingi muu vahend. Ja nüüd räägitakse 3 tasandist infoarhitektuuris, kontseptuaalne, loogiline ja füüsiline tase. Ja nii-öelda üldiselt siis kontseptuaalne määrab loogilise ja loogiline struktuur, see määrab siis ühesõnaga ka füüsilise, nii et nüüd teate vahel moodustub. Ja nii-öelda meie nii-öelda kontekstis on siis nagu kõige olulisem on, et see kontseptuaalne tase, see jääb tihtipeale siis suurte strateegide hooleks, aga võib-olla ka mitte, nii et aga loogiline tase 2 on kindlasti siis see, mis on meie oma, nii et see on sweet spot. Ja siin siis ühesõnaga me siis üldiselt tahame näha, kuidas ühesõnaga võimekused ja siis loogilised informatsioon on omavahel seotud. Ühesõnaga mingi niisugune pilt, et strateegia, võimekused, äriprotsessid, nõuded ja nüüd siis seame siis võimekustele vastavusse siis info kontseptsioonid. Ja nii-öelda see on siis nüüd üks niisugune filosoofia, et see file system is a new database, seda on hakanud järjest rohkem levima, tähendab, ma ei taha seda kuidagi vähendada, seda tähtsust teie nii-öelda selle andmebaaside kursuse, see on igal juhul kasulik, tähendab selles mõttes, et kujutate neid seoseid ja kõiki probleeme ka füüsilisel tasemel ette, see on üldiselt kasulik, aga samal ajal nii-öelda võib öelda, et siis see
filosoofia, et see file systemis ja new database on järjest rohkem hakanud levima. Ja põhjuseks on see, et niisugust toredat relatsioonilisi andmeid, neid on ka, aga on ka palju niisuguseid andmeid, mis ei ole relatsioonilised, mida siis genereerivad mitmesugused seadmed ja võib-olla väga massiliselt. Need traditsioonilised andmebaasid, database defines the structure and enforces correctness. File system-based architecture application defines the structure and enforces correction. Nii et niisugused on siis nagu niisugused momendid. Et shift from database-centric to application-centric data management. No ja lõpuks siis, kõigepealt siis meie nii-öelda õppekava üldiselt ja teie magistrikava peab siis kajastama siis seda, et strateegia määrab arhitektuuri, arhitektuur või elemendid, instrumendid tõlgitakse siis arendajatele arusaadavasse keelde. No ja on ka tagasiside, tähendab selles mõttes, et see ei ole niisugune ühene ettepanek, aga magistritöös see tagasiside muidugi seda ei ole, eks ole, ta ei jõua selle implementeerimiseni, välja arvatud, kui te ei esita, tähendab projekti, mis te juba olete teinud. Ja siis ka arhitektuur võimeldab ühesõnaga seda strateegiat. No see tagasiside ahelad, need vastaksid enam-vähem sellele, mida me ka siis vaatasime siis niisuguses strateegia esitused, kus ainult kõrgtasemes eesmärgid määratakse äripoolelt, aga juba edasi läheb siis strateegia lahti harutamine siis madalamate ettevõtte tasemetele ja siis see oli teatavasti OKR, eks ole, Object Key Results. Et architecture translates strategy for implementation, see on siis ka meie magistride sisu. No ja üldiselt siis sellest äriarhitektist kõigepealt me eeldame, et ta oleks strateegiliselt mõtlev ja eriti selle magistride raamides ja pange tähele siis, kes see on, mida see tähendab. Broad and high level, zooming out. Tähendab kõrgtasemel ja alustades kõige üldisematest printsiipidest ja püüame siis kogu teie käsitlus ei olegi midagi muud kui strateegiline mõtlemine. Aga ka kriitiline mõtlemine, mis on jällegi vastupidine, ühesõnaga vastab loogilisele mõtlemisele, analüütilisele mõtlemisele, näete narrow and deep. Ühesõnaga see oleks siis lähete sügavuti, püüate sellest aru saama. Nüüd neid omadusi võib, taolisi, mis on pehmed omadused, võib lugeda peaaegu 100 neid ECF, see on siis Qualification Framework loetleb neid vist oli 80 ringis. Mul on üks loeng ka selles suhtes, võite seda vaadata YouTube'ist. Aga siia ma panin ainult 2, eks ole. Ja siia lõpetuseks ka need üldpädevused, mida siis TalTech tahab näha. Ja kui te panete tähele, siis siin ainukesed asjad, mis kattuvad, on kriitiline mõtlemine, aga seda strateegilist mõtlemist seda nagu ei ole. Mis on kindlasti paha üldiselt. Need ülejäänud enesejuhtimise õpipädevus, koostöö, suhtluspädevus, eetika, need on need, mida me oleme 20 aastat saavutanud magistrid või selle rühmatöödega, nii et siin midagi iseäralikku selles ei ole. Nüüd siis sellest lähtuvalt siis ka siis kes me siis ikkagi tegelikult oleme, eks ole. Spetsialist, see oleks siis see teine tase
knows all of nothing tähendab järjest nii-öelda peenemast asjast järjest enam, kuni võib öelda, et piiri peal siis teab kõike mitte millestki. Et hästi sügavalt, aga hästi kitsast valdkonda. Ja teine on siis generalist, tavaliselt juhid, kes teavad väga paljudest asjadest pisut natukene. Nii-öelda jällegi piirile minnes võib öelda siis, et teavad mitte midagi kõigest. Ja nüüd kusagil on siis versatilist, kellel on siis mingisuguses valdkonnas sügavad teadmised, aga on ka üldiselt niisugune lai silmaring. Ja näete, sinna versatilisti siis tuleb see kena neiu arhitekt, nii et teilt me sisseastumisel ka eeldasime nii-öelda mingisuguse valdkonna head tundmist ja nüüd midagi oleme siis püüdnud siis selle arhitektuuriga seoses teile siis ka õpetada. Ja see oleks ka kõik.